On esmaspäev, 8. aprill. Kõik on valmis Iirimaale minekuks. Aga millised on emotsioonid? Mina ise nagu ootan väga ja ma suudan ära oodata. Chill vibes, siuke mõnus, siukene elevil. Jõudsime Iirimaale. Emotsioonid on kõrged ja hetkel suundame hotelli. Praegu on päris vihmane. Meie pidime endale ostma Iirimaa rohelise kaardi, et saaks sõita kuhu vaja. See on meie hotell Maldron. Tegemist on 4 tärni hotelliga. Nüüd suundume oma tubadesse. Tervist! Ma soovin, et te kommenteeriksite, mis teil siin toimub. Õige. Nüüd näete lavaldust 20 klassi. Ian, kommenteeri, mis teil siin praegu toimub. Pizza vaba ja no näete, playback-kaart. Eelmise aasta playback. No teist korda tegin selle Kraul läks unnu. Nüüd me läheme õpetajate juurde. Toaga oleme väga rahul ja elamused on need, et vaade on suurepärane. Õpetajatel oli ainsana ilus vaade. Õpilased nägid aknast vaid seina. Merd on näha, hekid on, seal on tiik. Et homme on, kui on ilus ilm, siis on väga ilus vaade. Hästi mugavalt tunneme ennast siin. Me lähme nüüd rõhutaduga. Tervist, mis te tervist? Suute kummikommi. Tulge vaadake. Ma arvasin, et olete väljas. Siis ette kommenteeri praegust olukorda. Mida te teete ja kus täna? Me ootasime 20 bussi ja ma spendisin 10 € Tescos. Päeva lõpetuseks otsustasime me veel käia poes, kus avastasime palju, mida meil polnud ja suuri pakke, mis olid väga odavad. Esimene päev oli kõige lühem, kõige vähemate tegevustega. Aga see seadis ette, mis oli tulemas. Väga lahe reis, mis jäi kõigile meile meelde ja mida te kohe nägema hakkate. Tere hommikust! Üle pika aja väga ilus selge hommik, päike paistab, meil on rõõmus, vaata välja. Tundub, et tuleb tore päev, mõned silmad on väga unised küsin. No mina olen siuke lootuslik asja, mulle tegelikult juba meeldib. Hommik. Nüüd me lähme rikkalikule hommikusöögile, vaatame üle ei pinguta ja siis lähme linna. Selles mõttes, et lootust on, et täna ei saa vihma. Peaks olema terve päev päiksline ilm, seega võib nautida päikest ja tõesti nagu väljas käia, sellepärast et eile ei saanud. Ma loodan, et me saime eile kogu selle siin oleku vihma kätte, nii et enam seda vihma ei tule. Dublini kesklinnas on palju parke, 2 nendest, mis on kõige kesksemad, on St. Stephen's Green ja teine Marriott Square Park. Mõlemad on ristküliku kujulised ja ümbritsetud majadega.
mis on põhiliselt Edwardi-aegsed majad ja kunagi ammu, kui mõlemad pargid rajati, mis oli siis kuskil 1700 lõpp, 1756 hakati ehitama, siis mõlemad pargid on olnud ajalooliselt ainult nende maja elanike kasutuses, kes elasid ümber St. Stephen's Greeni ja Marriott Square Greeni pargi. Ja mille poolest on siis need pargid huvitavad on see, et 1880 avati nad lõpuks avalikkusele ja nüüd nendest on saanudki avalikud pargid. Guinnessi perekond, kes on siis kuulus õlletehase omanik, püstis need pargid nii-öelda ja avas nad siis üldsusele ja sellest ajast peale need on ühed meeldivamad ajaveetmise kohad Dublini linna inimestele. Lisaks sellele siis on St. Stephen's Green ajalooliselt kuulus selle poolest, et 1916, kui toimus lihavõtte ülestõus Easter Rising, mis tegelikult pani alguse ka suurema osa Iirimaa iseseisvumisele, siis need ülestõusjad varjusid seal pargis ja neid pidevalt tulistati läheval oleva maja katuselt ja akendest ja see kestis nii-öelda selline varjumine ja tulistamine mitu päeva. Ja lisaks sellele on ajalooliselt ka teada tuntud selline fakt, et kuigi siis ülestõusjaid tulistati ja hoiti kogu aeg sihikul, nii kui nad seal pargis liikusid, siis tulepaus tehti ainult selleks hetkeks, kui pargivaht käis parte söötmas, et see oli selline püha hetk pool tundi päeva jooksul, kus siis mingit tulevahetust ei toimunud. See on see kuulus post, kus Mari Mehtele murdis mõlemad oma nina, käe ja oma uhkuse. Sa ei pea põrutus. Ja peaaegu selle tõttu polnud mitte ühtegi Iirimaa reisi enam. Hommik, meil on hetkel kell 6:21. Me ootame mingisuguse buildingu ees ja me ootame oma bussi, et minna Callaway'sse. Esimene koht, mida külastasime, oli Cliffs of Moher. See on imeliselt ilus pank, mida isegi praegu näete. Nüüd vaatame, kuidas meil seal läks. Selline oligi meie tore Cliffs of Moheri külastus. Pärast seda sõitsime mööda Iirimaa ilusat loodust ja nägime mäetippe ja vägagi kauneid vaateid. Päeva viimane külastus oli maaliline Callaway linn, kus tegime pilte Edward Wilde ja Oscar Wilde skulptuuri juures.
ma saadan ühe õispuule. Õispuule, jah. Oota, mis seal oli? Mis ta kirjutas külmale maale või mis ta veel kirjutas? Mäeküla piimamees. Mäeküla piimamees. Mäeküla piimamees. Dorian Gray portree. Dorian Gray portree. Täna on meie 4. päev siis Iirimaal ja hetkel me ootame bussi, et liikuda linna ja meil on siuke nagu muuseumite päev, et me läheme loodusmuuseumisse, ajaloomuuseumisse kõik koos ja siis need, kes soovivad, võivad minna ka Book of Kelsey, aga see ei ole veel kindel, et kes sinna läheb. Aga kuna pilet on päris kallis, 9 eurot, seal on näitused ja värgid, aga siis ma mõtlesin, et täna siiski ei läheks. Nimelt, seal on Magna Carta, mis on 8. sajandi dokument. Inglise kuningas lasi kirjutada üles kõik asjad, mis on tähtsad tema riigi kohta. Kes mis maad omas, mitu töölist tal oli, mitu hobust, mitu lehma, mitu orja, palju ta vilja tootis, ükskõik mis, kõik info. Põhimõtteliselt see oli nagu 8. sajandi Wikipedia. Kõik info oli kirjas ja see osa, mis puudutab Iirimaad, on selle kiriku keldris. Ja seda tullakse vaatama ka üle maailma, sest see on selline dokument, millest räägitakse igas ajalooraamatus, absoluutselt igas ajalooraamatus, sest see oli enneolematu, et pandi kirja kõik ühe riigi kohta, mida vähegi sai panna kirja. Et kõik on kirjalikult dokumenteeritud ja see on kõik siin ja see mõnikord see manuskript siis sõidab mööda maailma näitustel ringi, kui on mingid selle teemalised üritused. Täna on meil plaanis nii, et me läheme reisibussi ja sõidame Wicklow loodusparki mägedesse, kus ka kõige madalam mägi on suurem kui Eesti Munamägi. Mis siis, et Iirimaal pole praktiliselt üldse mägesid, on ta sellest hoolimata suurem. Ja siis läheme Kilkenny linna ja siis läheme, kus me veel läheme, Karjakoerte show'd vaatama ja siis läheme Glendalow'sse, kus elas Püha
kes oli nii ilus, et kui ta tuli toast välja, siis linnud kukkusid taevast alla. Ja no, ta läks koopasse naiste eest peituses, ta oli nii ilus ja ta ei saanud nendest rahu. Ja ta oli Püha Patrikuga samal ajal elas ja oli ka Püha Kevin. Ja Püha Kevini viskit müüakse ka Glendalow viskit, kus Püha Kevin seisab ja hoiab käsi nii ja linnud on kõik tema kätte peal. See siin on Wicklowi looduspark. Siin on palju vanu hooneid ja ilusaid vaateid. Siin näeb Iirimaale kohalikku loodus, mis meenutab Eesti metsi, aga vaid suuremate küngastega. Me oleme väikses ajaloolises linnakesses Glendalow, kus olid viikingid või olnud ju. Need iirlaste katoliiklased mungid. Iirlaste katoliiklased. Ja meile räägiti siis pikemalt seda storyt sellest mingisugusest Püha Kevinist. Ma kahjuks magasin bussis, seega ma ei oska sellest midagi kommenteerida. Aga jah, me oleme sellises ajaloolises kohas, siis on hästi palju selliseid nagu vanu neid kivimüüre, mis näitab, et nagu kuidas see elu siin toimus ja Aga nüüd sealt edasi me lähme mägedesse. Hetkel me kõnnime jõe poole ja
rääkis, et siin kasvavad tammed ja tammikud ja mis te veel? Võimsaid tammasid väga palju. Eestis pole tammikuid. Aasta neid näita neid. Niimoodi saab ka. Väga hea. Jess, ma muud öelda ei olegi, et kui võimsad tammed on. Väidetavalt oli Iirimaa nendega kaetud, enne kui inglased need maha võtsid. Aga siin on nad olemas. See on paks võetud siin nii ilus. Kas mingi looma näeme või? Võimalik. See on võimalik, me ei tea ette, mis võib siin tulla. Täiesti on võimalik, me näeme mingit jänest. Ma ei tea, Mari rääkis, et Mari ja Ista rääkis, terve karja väidetavalt. Mari rääkis, et ta on näinud lambaid siin mäe otsas. Seega nagu jumalus. Ega nagu, see on nii äge nagu. Vau. Nagu käiniks muinasjutus või siis oleks nagu midagi, ma nüüd ei oskagi selgitada. Selles mõttes, kui mulle räägitakse muinasjutu metsas, see on see, mida ma ette kujutan. On ju, Kaspar? Reaalselt nagu. Nagu keegi ütleb, et ta kõndis maagilises metsas, see nagu su ettekujutus tuleb selline. Te ei saa öelda, et see ei ole nagu muinasjutus. Ja tule ka siia külla. Kui teil raha jätkub. Rändame läbi mägede võrratu maastiku, et näha Iiri lambakoerte show. Siin on näha, kuidas lambakoer lambaid kantseldab. Väga jänune. Kuidas ka teha? Jaa, no kõigepealt see võta vaidapudel. Issa, kui kõvasti ta lutsutab. Oota, ära pigista pudelit ja hoia nii, et piim tuleb. Ära pigista pudelit. Oota, korraks ma teen peale. Viimaseks kohaks nägime veel Glendaloughi kivilinna. Ja ongi läbi meie Iirimaa reis. Siin oli vihmaseid hetki, päikselisi päevi ja vahepeal isegi torm, kuid ikkagi oli see fantastiline reis, mis jääb meile kõigile hinge. Kõikidele teile, kes te tulevikus Iirimaale lähete, pidage meeles, et jälgite loodusilu, mägesid ja kohe kindlasti lähete Mariga Cobblestone'i külastama. Ja olemegi tagasi Eestis.